Aga mis siis saab, kui mul nüüd kinnisvarafotod tehtud on, kas üldse tasuks 3D virtuaaltuuri teha, et mis kasu ma sellest virtuaalist üldse oleks, ja kas ma peaksin sellest raha investeerima, ma tahaks ka selle case study siin lahti rääkida. Ma tahaks rääkida majutusportaalist Vacasa. Vacasa on siis Põhja-Ameerikas opereeriv majutusportaal nagu Airbnb. Nad opereerivad 400 sihtkohas, neil on 30 000 puhkemaja ja need puhkemad on siis peamiselt mõeldud suurtematele seltskondadele peredele, kes siis üldiselt peatuvad kauemaks kui ainult siis nädalavahetuseks. Võetakse siis niisugused nädalased või 2-nädalased puhkused. Vacasa pani tähele, et inimesed vajavad tükk maad rohkem informatsiooni, eelarved on suuremad, tahaks välja valida ikkagi selle õige puhkemaja, eriti kui minnakse puhkama siis peredega. Inimesed, kui nad helistavad kliendi toele, siis kliendi tugi ei suuda orienteeruda igas hoones, ei suuda igal pool vastata nendele küsimustele, ehk küsimus tekib, et kuidas paremini presenteerida oma ruume. Ja Vacasa.comil olid juba tehtud kinnisvarafotod, aga kinnisvarafotode probleem on siis tavaliselt see, et nad ei anna edasi ruumi plaani suurust, tunnetust. Need kinnisvarapildid võivad olla hästi tehtud, aga kohale jõuavad siis üldpilt ja üldmulje võib olla teine. Ja mis siis juhtub, kui me tuleme kohale? Me ei ole rahul oma broneeringuga, me oleme väga kiired ja aplad kirjutama negatiivset tagasisidet. Ja see negatiivne tagasiside hakkab mõjutama uusi kliente, hakkab mõjutama broneerimisi ja tegelikult rahavoogusid. Ja Vacasa.comi valu oligi tegelikkuses, kuidas vähendada seda kliendikadu, kuidas tõsta kliendi rahulolu ja kuidas presenteerida paremini ruume. Ja lahenduseks siis alustas ettevõtte oma majutusportfelli digitaliseerimisega. Lasti teha siis 90% puhkemajadest 3D virtuaaltuurid, digitaliseeriti ära siis 9,5 miljonit ruutmeetrit pinda enne koroonat. Ja muideks need 3D virtuaaltuurid on tehtud sama kaamera nagu mul siin selja taga hetkel on, milleks on siis Matterport Pro 2. Rääkides enne ja pärast tulemustest, siis neid virtuaaltuuridega kuulutusi hakati uurima 3 korda kauem kui tavakuulutusi. Neid jagatakse siis üldiselt seltskonnas ja perekonnaliikmete seas, et teha võimalikult hea valik. Teise kasvas broneeringute maht, mis kasvas siis 12%, kuna paranes tegelikult kasutajakogemus ehk siis selgus ja avatus, see, mida inimene broneerib, on see, mis veab üles broneeringute mahu kasvu. Ehk siis täpselt sama arvu külastajate pealt kasvasid broneeringud. Kolmandaks paranes kliendi rahulolu, sellepärast hakkas sisse tulema vähem negatiivset tagasisidet. Inimesed saavad kiiremini vastused oma küsimustele. Selline oli siis Vacasa.comi case study kokkuvõte, kus siis professionaalsetele kinnisvarafotole lisati juurde ka virtuaaltuurid ja just tänu 3D virtuaaltuuridele siis lihtsustus eelkõige potentsiaalsete klientide elu ja läbi selle siis Vacasa.com kasvatas enda broneerimisi.